Täna ma räägin teile loo 3 tegelasest. Jotter, ML ja FI. FI esindab siin loos riiki, see on Finantsinspektsioon, autonoomse pädevusega asutus Eesti Panga juures, kes tegelikult finantsjärelevalve küsimustes esindab riiki, ehk sisuliselt ta on siin loos riik. Siis on meil 2 inimest, üks neist on Jotter, kuulus suurte munadega mees, kes käis meediast läbi ja ka siit kanalilt päris mitu korda seoses sellega, et tema enda osaühingute kaudu korjas kokku avalikkuselt laenuraha enam kui 10 miljoni euro ulatuses, kaasates avalikkuse hulgast enda sõnul ligikaudu 600 osaühingut enda laenuskeemidesse ja iga sellise osaühingu taga on vähemalt üks inimene ehk vähemalt 600 Eesti inimest siin oma osaühingute kaudu andsid üle 10 miljoni euro laenu Jotteri osaühingutesse, kes teenis selle pealt hinnanguliselt umbes 500 000 eurot, ainult et seadus ütleb üsna selgelt, et niimoodi avalikkuselt laene kokku korjata tohib ainult krediidiasutus ja sõbrad, Jotteril ei olnud mitte ühtegi krediidiasutust. Mitte ükski tema osaühingutest ei olnud krediidiasutus. Kuidas siis ometi said avalikkuselt rahus nii palju laenuraha nii mitmete aastate jooksul kokku korjata? Ei tea, mida tegi sel ajal Finantsinspektsioon? Ei tea, me teame seda, et terve sügise 2024 tegeles Finantsinspektsioon hülgemüla tootmisega, meenutamaks teile minu isiklikku lemmikut, mis tuli siis FI geniaalsest sulest. Üks lause, mille Finantsinspektsioon esitas kommentaaris, mille ta andis Postimehele, kui Postimees küsis, et kuule, kas sellel Jotteril ei oleks olnud vaja tegevusluba, et nii massiivselt nagu avalikkuse hulgast 15 korda oma blogis üleskutseid tehes avalikkuse hulgast nii palju laenuraha kokku kühveldades, kas tal poleks olnud vaja tegevusluba? Selle peale vastas Finantsinspektsioon muuhulgas ja ma tsiteerin, Finantsinspektsioon ei ole kordagi öelnud, et nimetatud ettevõtetel või tegevustel pole olnud vajalik tegevusluba ning et nad poleks pidanud seda taotlema. Lugege kokku, mitu eitust selles lauses oli. Hiljem siis detsembris tuli uudis, et Finantsinspektsioon on lõpuks ikkagi esitanud kuriteoteate seoses Jotteri tegevusega, et ei, kindlasti siin oli vaja tegevusluba. Üritades päästa enda väärikust või mis kuradi iganes põhjusel, väitis siis FI esindaja veel, et nemad juba kevadest saati hoidsid kätt pulsil, ainult et sõbrad, Jotter kaasas laenurahasid veel juunis. Ja kui FI väidab, et nemad juba kevadel hoidsid kätt pulsil, siis on küsimus, et mida kuradit nad tegid kevadel? Nagu rahus lasid asjal jätkata, kuni käis pauk või kes kurat seda teab, aga samal ajal, sõbrad, kui siin lasti Jotteril hoogsasti laenuraha edasi kaasata olukorras, kus jumala selgelt oli tal vaja selleks tegevusluba, sel ajal nemad tegelesid hoopis ML-iga, sest vaadake, ML kujutas endast tõsist ohtu ühiskonnale. Nimelt sai FI enda sõnul 2024 kaebuse selle kohta, et siin on meil üks ML, kellel on lausa eraldi veebileht selleks, et anda ise füüsilise isikuna, nad nimetavad ennast eraisikuteks, aga eraisik on tegelikult ka firma on eraisik. Eraisik vastandub siis riigi ja avaliku võimu esindajatega, aga see selleks, ütleme siis lihtsuse mõttes rahvakeeli eraisik, tavaline inimene, ML, hakkas andma laenu, sest vaatas, et kõik teevad seda. Facebookis on ju mingid suured mitme tuhande liikmega grupid, igasugused juristid on figureerinud meedias oma laenuäridega tavainimestele ja nii edasi. Inimene mõtles, et tead, mul on ka siin natuke vaba raha, et lisatulu teenida. Andis laenu, jõudis anda 7 inimesele laenu, oleks teeninud selle pealt 400 eurot intressitulu, aga siis tuli kohale Finantsinspektsioon ja ütles, et ei tohi, nii ei tohi teha. Ja sõbrad, mina olen nõus sellega, et seaduse järgi oleks vaja selliseks laenu andmiseks tegevusluba, aga selles pole asja point. Asja point on selles, et Finantsinspektsioon ise on avalikkusele väitnud vastupidist. Ja siit rullub meil lahti kaasus, et ajal, mil üks suuremate munadega vend kaasas hoogsasti miljoneid ja miljoneid avalikkuselt laenuraha kokku, siis istus Finantsinspektsioon käed tagumiku all, samal ajal aga tõmmeldes selle nimel, et inimene, kes andis laenu 7 inimesele, kindlasti kohe kiiresti oma tegevuse lõpetaks. Seda olukorras, kus inimene tugines Finantsinspektsiooni enda selgitustele selle kohta, millal võib anda laenu tavalistele inimestele. Millal võib seda teha, mis hetkest on vaja tegevusluba, selle osas oli Finantsinspektsioon ise andnud infot, mille kohta kohus nüüd leidis, et see oli ekslik, sellest ka video pealkiri, et kohus, Finantsinspektsioon peksis segast, sest nad peksid segast enda veebis, ütlesid, et tegevusluba on vaja ainult siis, kui ML vaatas, et tema vastab tingimustele, et ei ole vaja tegevusluba, siis lendas FI plats, ütles, et lõpeta ära, sul on vaja tegevusluba ja ML-il oli, et mida verset, te ise ütlesite, et ei ole vaja tegevusluba. Tuleme nüüd algusesse tagasi. Kõigepealt ülevaade tänase video struktuurist. Praegu me just väljusime faasist nimega intromelo. See oli intro. Me räägime täna juhtumist, kus Finantsinspektsioon andis avalikkusele kindluse, mis juhul ei ole vaja tegevusluba selleks, et siin niimoodi teineteisele laenu anda. Ja siis
tegi kannapöörde ja ütles, et on ikka tegevusluba vaja. Edasi lähme niimoodi, et teise punktina tuletan meelde, et miks me üldse Finantsinspektsioonist räägime, kes nad siin on, mida nad siin tegema peaksid või teha võiksid, mis ikkagi on etteheide neile. Siis räägin teile sellest ML-i kaasuse faktidest ja siis selgitan teile, kuidas kohus jõudis tulemini, et Finantsinspektsioon peksis segast, kui ta esitas avalikkusele ekslikke väiteid selle kohta, millal on või ei ole vaja tegevusluba, kui inimesed soovivad teineteisele laene anda. Seejärel ma selgitan teile tegelikult kehtiva õiguse järgi ei võigi eraisikuid niimoodi teineteisele tulu teenimise eesmärgil laene anda. See eeldakski, tegevusluba, see eeldaks, et sa lood endale selleks eraldi juriidilise keha, osaühingu ja taotleks tegevusluba. Teisiti ei võigi. Ja probleem on selles, et Finantsinspektsioon võis ju teha selle hoiatusteate ühe inimese kohta, ühe tavalise inimese kohta, aga seda sõnumit, et kuulge sõbrad, tegelikult ei tohi üldse niimoodi laene anda teineteisele tulu teenimise eesmärgil siin nagu paljud teevad, selleks on lausa eraldi Facebooki gruppide puha, tegelikult see pole üldse lubatud ja see sõnum on kõige selle taustal jumala kaduma läinud. Siin punktis 5 ma näitan teile ära, mis on need sätted, kus see tuleb ja miks ma väidan, et on vaja tegevusluba, et oli vaja ML-il tegevusluba selleks, mis ta tegi ja et on vaja ka kõigil teistel, kes kuskil Facebooki foorumites aktiivselt tegelevad teistele laenude andmisega. 6. punktis ma räägin teile sellest hoiatusteate regulatsioonist üldiselt, kui Finantsinspektsioon paneb üles hoiatusteate ja ma nimetan seda pornoks sellepärast, et see on päris mitmes mõttes päris lollakas ja läbimõtlemata regulatsioon. Joon on siia vahele tõmmatud sellepärast, et ma proovin nüüd natuke teistsugust formaati. Nimelt olen üritanud siin välja nuputada, et kuidas pakkuda lisaväärtust nendele inimestele, kes kanalit rahaliselt toetavad, kas siis juurasõbrad siin YouTube'i platvormil või need inimesed, kes on selle kanaliga liitunud Plurbay platvormil, plurbay.com/tavakodanik. Ja kui ma esialgu planeerisin neile teha eraldi videosid, nagu näiteks pikk maksuteemaline video, mille kohta muideks nüüd lõpuks sai valmis ka blogipostituse, kes ei taha video eest maksta, aga keda sisu huvitab, siis võite minna vaadata blogis www.tavakodanikustnaisterahvas.ee. Uusim postitus kajastab selle videoga sama sisu. Siis nüüd ma proovin sellist formaati, et ma räägin põhipointi teile kõigile ära, aga siis nendega, kes on juurasõbrad, keda huvitab see rohkem süvitsi, nendega lähme rohkem süvitsi video teises osas. Seda saavad siis vaadata siin YouTube'is juurasõbrad. Teile tuleb see eraldi videona kohe pärast selle video lõppu soovitustes ja Plurbays saab seda videot vaadata tervikuna. Nagu öeldud, Finantsinspektsioon on selline huvitav asutus, et ta ei ole otsesõnu riigiasutus, ta on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tähendab, et ta on seadusega loodud asutus, tal on oma seadus, Finantsinspektsiooni seadus, ta tegutseb Eesti Panga juures, on oma pädevuses autonoomne, aga ta esindab riiki finantsjärelevalve küsimustes. See selleks. Nad ise on meile öelnud korduvalt, et kui keegi teeb midagi, mis eeldaks tegevusluba, ja see keegi teeb seda midagi finantsvaldkonnas, siis nemad saavad teha ühte kahest asjast. A-variant, avalikustada hoiatusteated, siin mingi tegelane teeb midagi, mis eeldaks tegevusluba, aga tal pole tegevusluba, või B-variant, lausa esitada kuriteoteade, sellepärast et finants- ja krediidivaldkonnas ilma tegevusloata tegevuse viljelemine on lausa kuritegu. Jaak Roosaare puhul kogu selle Planet 42 saaga raames oli kummastav see, et igal sammul, kus meedia pöördus Finantsinspektsiooni poole, siis nad nagu hullult tahtsid seda ära veeretada enda kaelast. Küll nad kordasid, et nemad ei ole uurimisasutus, nemad sellega ei tegele, bla bla bla. Ja kuigi Roosaare juba alates aastast 2020, vähemalt alates aastast 2020, see on kõige kaugem punkt, mille mina leidsin tema blogis, kui ma sügisel tegin neid videosid, ta kutsus seal üles inimesi investeerima laenude näol Planet 42, niimoodi, et inimesed annaks enda OÜ kaudu Jaagu OÜ-sse tagamata laenu, kust siis Jaagu OÜ selle väidetavalt Planet 42 Eesti sellesse kehasse edasi investeeris ja ta tegutses rahulikult niimoodi avalikkuselt laenuraha kaasates vähemalt 4 aastat. Ta suutis üle 10 miljoni euro koguda. Kaasatud olid tema enda sõnul umbes 600 osaühingut, kes siis laenu andsid tema OÜ-desse ja Finantsinspektsioon tundub, et istus käed tagumiku all kuni detsember 2024, mil tuli uudis, et nad esitasid kuriteoteate, et kuulge, selliseks asjaks on ikka vaja tegevusluba, kui sa siin avalikkuselt laenuraha kaasad. Okei, tore. Me tegelikult ei tea, millal nad selle kuriteoteate esitasid. Ma küsisin prokuratuurilt, et kuulge, millal nad esitasid selle kuriteoteate Jaak Roosaare suhtes, sest hullult huvitav oleks teada, kas nad esitasid selle juba varem ja käis mingi salaoperatsioon või nad tõepoolest ootasid kuni detsember 2024. Ei teinud kottigi enne detsembrit ja siis järsku otsustasid, et okei, võib-olla ikkagi peaks. Samas hoiatusteadet nad Jaagu kohta ei teinud, kuigi kuuldavasti on Roosaare üks suurimaid finfluencereid Eestis seni olnud.
ja tundub, et ka teised finfluencerid vajaksid selgitustööd, mida võiks teha ka hoiatusteade iseenesest, kui Finantsinspektsioon soostuks tegema selgeks finfluenceritele, et joo, vennad, õed, te ei tohi avalikkuselt raha kaasata ei enda osaühingutesse ega kellegi teise osaühingutesse, aga see on juba lugu teiseks korraks, see on lugu raha kaasamistest siin veebruarikuus, sellest ma täna teile ei räägi, täna keskendume ML-i kaasusele, sest kui Roosaare kaasuses sai tüüp 4 aastat rahus avalikkuselt laenuraha kaasata ja lõpuks käis pauk ja paljud on jäädavalt oma rahast ilma, siis ML-i puhul ta jõudis 2023 detsembris anda laenu 7 inimesele, kokku andis laene alla 1000 euro, oleks saanud umbes 400 eurot intressitulu, aga juba paari kuu pärast, veebruaris 2024, sai ML Finantsinspektsioonilt kirja, et kuule, millega sa siin tegeled, tundub, et sul oleks vaja tegevusluba, siis vastas, et aga ei ole ju vaja ja ilma igasuguse täiendava infota 27. märts tuli hoiatusteade ML-i kui füüsilise isiku kohta üles koos isikukoodiga puha ja siin on oluline aru saada, et on täiesti erinev asi, kas hoiatusteade pannakse üles füüsilise isiku kohta või ettevõtte kohta, sest ettevõtted võivad nimesid vahetada, ettevõte saab lihtsalt kotti lasta, uue teha, uuesti tegevust alustada, aga tavalist inimest niimoodi ei saa kotti lasta, tavalise inimese puhul tähendaks see surma. Sest niisama nime ei saa vahetada, isikukood on niikuinii sama, et see on ikka päris kuradi suur asi. Ja nüüd te võite ju mõelda, et aga miks siis ML üldse vastu vaidles neile? Et kui mina ka ju enne ütlesin, et minu arvates ka, kui mina loen seadust ja seletuskirja on selge, et siin on vaja tegevusluba, et miks siis keegi üldse teisiti arvaks? Aga teate, miks, sõbrad? Sest Finantsinspektsioon ise on vastupidist plausti tootnud ja avalikustanud ja selle on meediaga üles korjanud ja mitte ühe korra, vaid päris mitu kuradi korda. 16. aprill 2021 avalikustab Finantsinspektsioon enda veebilehel märgukirja, milles nad juhivad tähelepanu juhtudele, mil füüsilisel isikul on tarbijale laenu andes vaja inspektsioonilt taotleda tegevusluba. Füüsiline isik on siis tavaline, sina, mina, sinu onu, tädi, mida iganes, et ei ole juriidiline isik, ei ole OÜ, ei ole AS, ei ole MTÜ, mida iganes. Tavaline inimene. Kui tavaline inimene annab teisele tavalisele inimesele laenu, millel on selleks vaja tegevusluba. Ja siin kirjutab Finantsinspektsioon, ma tsiteerin, tegevusluba on vaja siis, kui tarbija krediidi andmine on muutunud tema peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Kust Finantsinspektsioon sellise juttu võtab? Jääb selgusetuks, sest allikaviiteid siin ei ole. Nüüd, kui teha lahti see märgukiri ise, see, mis ma teile ette lugesin, on nagu see uudisnupuke veebis, kui teha lahti see märgukiri ise, siis ka siin on esitatud sama väide, tsiteerin, kui ka füüsilisele isikule on tarbija krediidi andmine muutunud tema peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks, tuleb luua äriühing ning taotleda Finantsinspektsioonilt krediidiandja tegevusluba. Ainult, et need seadussätted, mille nad viitavad, ei kehtesta selliseid kriteeriume, et peamiseks majandustegevuseks peab olema tulu teenimise allikaks. Mis need kriteeriumid tegelikult on, sellest ma räägin siis juurasõpradele video teises pooles, üldsusele see pole niivõrd tähtis. Teil on tähtis teada, et Finantsinspektsioon ise väitis, et tegevusluba on vaja siis, kui tavalise jüri jaoks muutub teistele laenu andmine peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Seda sõnumit võimendas meedia. 2021 aastast leiab vähemalt 4 meediakajastust, mis sama sõnumit edastavad. Tuginedes siis Finantsinspektsiooni enda poolt avaldatud infole. On finantsuudised.ee 16. aprill pealkiri Finantsinspektsioon selgitab, millal on füüsilisel isikul laenu andes vaja tegevusluba. Ja muidugi nad ütlevad sama, mida Finantsinspektsioon ütles, sest ega nad ei hakka ju oma loomingut tootma. Samal päeval 16. aprill 2021 Delfi ärilehes pensionirahaportaali valguses amet selgitab, millal läheb tarvis laenu andes tegevusluba, et vältida kriminaalkaristust. 18. aprill 2021 rahajutud.ee, millal on füüsilisel isikul laenu andes vaja tegevusluba. Raamatupidaja.ee 21. aprill 2021, millal on füüsilisel isikul laenu andes vaja tegevusluba. Ja need kõik räägivad sama juttu, sest nad vahendavad Finantsinspektsiooni enda juttu ja ka veel aastast 2022 leiab sama kajastust raha.genius.ee. Finantsinspektsioon selgitab, millal oleks tavalisel inimesel laenu andmiseks tegevusluba vaja taotleda. Taotleda. Vist on mõlemad lubatud. Mida iganes. Mõte on selles, et Finantsinspektsioon paneb eestikeelsesse universumisse üles sõnumi, et tegevusluba on vaja siis, kui teistele inimestele laenu andmine muutub sinu peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Meedia korjab selle üles, võimendab seda. Mida teeb tavaline inimene, loeb seda ja või neid või kõiki korraga mõtleb,
davai, norm. Ja miks ta peakski midagi muud mõtlema, sest meedias on ka samal ajal tohutu kajastus igasugustest Facebooki gruppidest, kus ongi, et eraisikult laenud eraisikule või midagi sellist, mingid juristid tegelevad sellega, neil on lausa omad veebilehed. Näiteks käitas üks jurist, kelle nimi käib ka Levila kajastusest läbi. Levila on 2020 aastal avaldanud artikli nimega Minu Facebooki laenuäri. Siit käib ühe juristi nimi läbi ja seesama jurist käitas eraldi veebilehte estfinlaenuabi.eu. Veel omaette huumor on see, et kui Õhtulehes Kristiina Tilk avaldas 2021. aastal loo seoses selle sama juristiga, loo pealkiri on Hämara laenugrupi juht, mitte üks sõna ega punkt minu vastusest ei tohi välja jääda, ehk siin on tema vastus toodud sõna-sõnalt, siis siin on ühe küsimuse peale see jurist ja nüüd ma teen siin mikrofoni taga näppudega jutumärke, sest mis kuradi jurist see on, tema vastab siin, et seadusandja pole sätestanud, et eraisikul peab olema laenu andmiseks tegevusluba. Minule teadaolevalt sellist õiguspraktikat pole. Selle peale ma ütlen, et Tanel, sa oled päris sitt jurist, kui sa ei suuda isegi seaduse seletuskirja lahti teha ja seda lugeda ja näha, et täiesti mustvalgelt on seadusandja öelnud, et tarbijakrediiti ei saagi teisiti anda kui OÜ kaudu, millel peab olema vastav tegevusluba. See seadus ja see seletuskiri olid valmis ammu enne, kui Tanel jõudis seda hülgemüla siin Õhtulehele ajada. Muidugi, nagu juurasõpradele video teises pooles selgitan, siis veidi on see ka kivi seadusandja kapsaaeda, sest seadusandja oleks võinud mustvalgelt selle lause üheselt seaduse teksti kirjutada, seda nad paraku ei teinud. Täielik selgus saabub alles seaduse seletuskirja lugemisel, mida ei saa oodata küll keskmiselt suvaliselt inimeselt, aga kui keegi härra nimetab ennast juristiks, siis ometi võiks suuta seaduse seletuskirja lugeda. Ja kõik muidkui tegid ja teenisid sellega tulu ja Finantsinspektsioon ütleb ka, et see on kõik nagu okei ja tegevusluba pole vaja, seniks kuni sa ei täida neid kriteeriume, et see on su peamine majandustegevus ja see on su peamine tulu teenimise allikas ja nõnda mõtles ML, et davai teeks ka ja tegigi. Ainult, et siis lendas Finantsinspektsioon patsi ja ütles, tegelikult ei ole üldse nii, nagu me siin teile ütlesime. Tegelikult ei ole üldse nii. Ja sõbrad, ei olegi. Mul pole halli aimugi, kust Finantsinspektsioon 21 aastal sellise plausti võttis, kes seda jama tootis, millele see tugines, see ei tuginenud õigusaktidele ja reaalsusele, nii palju ma võin teile öelda. Räägime nüüd ML-i kaasuse faktidest. 23 aasta detsembris annab ML laenu kokku 7 inimesele, laenude kogusumma jääb alla 1000 euro, need on väiksed laenud. Ta loodaks sealt saada intressitulu umbes 400 eurot, nii et odavad laenud need just ei ole, aga see ei ole praegu asja point. 21 veebruar ta saab Finantsinspektsioonilt kirja. Finantsinspektsioon ise väidab, et keegi on talle esitanud kaebuse, olgu, Finantsinspektsioon saadab ML-ile kirja, et kuule, tundub, et sul on siin tegemist tarbijakrediidi andmisega, selleks on vaja tegevusluba, palun selgita oma tegevust. Sellele vastab 28 veebruar ML-i nimel juba advokaat, mina panin küll siia what the fuck küsimuse, tegelikult ta ei küsinud. Tegelikult andis kogu info, tuginedes Finantsinspektsiooni enda väitele aastast 2021, mida meedia kajastas ja jõudsasti võimendas, et kuule, see ei ole mu peamine majandustegevus, see ei ole mu peamine tulu teenimise allikas. Loodetav tulu oli umbes 400 euro ringis ja inimese aastane tulu oli sellest suurem. Me räägime täiskasvanud inimesest, kes peab ennast elus hoidma, tal oli 400 eurost oluliselt suurem tulu, sissetulek eelmisel aastal, ehk ta näitas ära numbrites, näed, et mul on siin ainult 7 väikest laenulepingut, loodetav tulu on marginaalne võrreldes mu muu sissetulekuga, et see ei ole mu peamine majandustegevus, see ei ole mu peamine tulu teenimise allikas. Muidugi selles vastuses millegipärast ML esindaja ei rõhuta eraldi, et Finantsinspektsioon, te ise kirjutasite oma veebis, mis tingimusi tuleb täita selleks, et oleks vaja üldse tegevusluba küsida. Seda ta otsesõnu ei ütle, mis on minu arvates kahetsusväärne, aga see selleks. Nüüd enam vastust Finantsinspektsioonilt ei tule, 27 märts ongi hoiatusseade juba üleval. ML-i nimi, isikukood ja et tegutseb ilma tegevusloata. Kusjuures ML enda sõnul sai sellest teada alles enda nime juhuslikult guugeldades, ehk keegi isegi ei öelnud talle, et tema kohta tehti hoiatusteade. Jah, siin 21 veebruari kirjas Finantsinspektsioon hoiatas, et neil on õigus seda teha, aga ML vastab neile ju siiras usus, et kuule, ei ole ju vaja tegevusluba, sest see ei ole mu peamine majandustegevus, see ei ole mu peamine tulu teenimise allikas. Taaskord kahjuks, nad ei loopinud Finantsinspektsioonile näkku seda, et te ise ütlesite ju, aga Finantsinspektsioon peaks ise teadma, mida nad on öelnud. Või mis? Tuleb siis 27 märts hoiatusteade, selle peale esitab ML vaide. Vaie on siis see, mis sa sama asutuse sees kõigepealt vaidlustad asja. Enne kui lähed halduskohtusse, loodad, et äkki asutuse sees keegi võtab mõistuse pähe. Vaie jäetakse rahuldamata ja ma saan sellest ka selles mõttes aru, et kui mina nüüd 6 aega tagasi esimest korda hakkasin lugema neid sätteid, siis mulle tundus ka, et muidugi on vaja tegevusluba, aga sõbrad, veel olulisem, mulle tundus, et üleüldse igasugused need Facebooki grupid, kus mingid inimesed rutiinselt tegelevad teistele inimestele raha laenamisega, kõik need tegelased vajaksid tegevusluba. Ja seda sõnumit ma ei ole näinud laiemas pildis Finantsinspektsiooni poolt ja see on ka üks oluline
Assi minu jaoks siin kaasuses, et kui nad tegid hoiatusteate väitel, et oi, et nad pidid avalikust hoiatama, et siin mingisugune ML annab laene ilma tegevusloata, siis nagu kes see seda kuradi Finantsinspektsiooni veebilehte vaatab või kes oskab sellele tähelepanu pöörata, isegi aru saada selle sisust, olgem ausad, kui samal ajal ikka veel on veebis üleval Finantsinspektsiooni enda ekslik selgitus selle kohta, millel on vaja tegevusluba, et kui nende eesmärk oli avalikust hoiatada sellest, et üldse tavainimesed teineteisele ei tohiks niimoodi laenu anda, siis nad oleks pidanud seda tegema meedia vahendusel. Samamoodi tegema mingi uudise enda veebilehele, pressiteate, mida kuradi iganes, aga ei, nad läksid ühe inimese kallale. Üks inimene, füüsiline isik, füüsiline inimene käib nende hoiatusteadetest läbi. Aga vaide otsus siis oli negatiivne, ei sorry, hoiatusteateks oli alus ja ei võta ära ja nii edasi. Läks siis ML kohtusse. Ja esimese astme otsus tuli novembris ja naljakas on see, et kui meediat vaadata, siis meedia kajastab seda just, kui oleks siin FI võitnud, mida ta kohati ka mõnes mõttes, ta võitis sellega, et kohus vaatas ka seadust ja sätteid ja ütles, kuulge, siin on ju vaja tegevusluba, kui sa niimoodi siin 7 inimesele juba laenu andsid, et on vaja tegevusluba, järelikult oli õigus hoiatusteadet avaldada ja nüüd läheb asi minu vaatest veel pornomaks, et seesama seaduse säte, mis kogu selle hoiatusteate avalikustamise seaduslikuks teeb Finantsinspektsiooni poolt, seesama regulatsioon ütleb, et nüüd peab siis Finantsinspektsioon panema üles teate, et asjaolud on ära langenud. Nimelt ütles kohus, et okei, sel hetkel, kui nad olid kohtus, et see veebileht, mis ML-il oli, et see ei olnud veel maha võetud, see oli parooliga suletud, ehk siis kohus ütles, no ma ei tea, veebileht põhimõtteliselt on veel üleval, siis see koristati ära ja kohus ütles Finantsinspektsioonile, et nüüd kuu aja jooksul vaata, kas on ikka vaja veel hoiatusteadet või mitte ja siis nad avaldavad 2025 aastal teate, kuhu nad panevad sama füüsilise isiku ML-i nime ja isikukoodi ja ütlevad, et nüüd on alused ära langenud. Ja see teade nagu jääkski sinna igavesti rippuma, mingit tähtaega seaduses sellel pole ja sõbrad, see on täielik porno. Nii see ei tohiks olla, see on andmekaitseõigusega täiesti vastuolus, aga sellest ma räägin juurasõpradele hiljem. Teile teadmiseks, et niimoodi see kulges, aga mis on siit üldsuse jaoks kõige olulisem teada, ongi siin esimese astme kohtuotsuses see lause Finantsinspektsiooni 2021 avaldatud pläusti kohta, et tegevusluba on vaja ainult siis, kui see on su peamine majandustegevus ja peamine tuluteenimise-allikas. Seesama jama, mida siis meedia võimendas, sest nad ju heausklikult tuginesid Finantsinspektsiooni sõnadele, sest me kõik eeldame, et selline asutus on pädev, tuleb välja, ups, ei ole. Mida iganes, kohus ütleb selle kohta ja ma tsiteerin lahendist. Kohus märgib esmalt, et asjaolu, et Finantsinspektsiooni kodulehel on avaldatud ekslik selgitus, mis selgitab, et krediidi andmine on loa kohustuslik tegevus üksnes siis, kui tarbija krediidi andmine on muutunud isiku peamiseks majandustegevuseks ja tuluteenimise allikaks, ei saa muuta seaduse sõnastust ja seadusandja tahet, mida on avatud siis selle seaduse seletuskirjas. Ja kohus ütles, et jumala selgelt nii seaduse kui seletuskirja järgi on vaja tegevusluba, kui sa majandustegevuse korras annad kellelegi tavainimesele laenu, kui sina tegutsed majandustegevuse korras ja selleks kvalifitseerud sa juba siis, kui sa põhimõtteliselt mitte juhuslikult tuluteenimise eesmärgil hakkad laenu andma teistele inimestele, et see lävend on suht madal. Põhimõtteliselt, kui annad nagu emale või sõpradele alla turutingimuste, siis see veel ei ole. Aga kui sa hakkadki siin võõrastele andma, 7 võõrale inimesele laenu andmine niimoodi kindlasti selle kriteeriumi täidab, sul ongi vaja tegevusluba. Ehk kõik need tegelased, kes kuskil Facebooki gruppides rutiinselt annavad teistele laenu, võõrastele, mitte alla turutingimuste, nende täpsemate kriteeriumiteni me jõuame video teises pooles, aga et printsiibis sul ongi vaja selliseks tegevuseks tegevusluba, kohtuhinnangul see oli selge õigusaktidest ja seletuskirjast, minu arvates ka, et kust kurat siis Finantsinspektsioon sellise jama juttu võttis ja kohus nimetab seda Finantsinspektsiooni juttu väga viisakalt ekslikuks selgituseks. Mina nimetan seda ebapädevaks hülgemölaks, kust see tuli, millele nad tuginesid, seda saavad nad ainult ise öelda teile, aga huvitav on siin lahendis minu vaatest. Nüüd võib-olla läheb liiga juurasõprade jutuks, aga on ka see, et siin rõhutavad nii Finantsinspektsioon kui kohus, et kui nad vaatasid kogu seda ML-i tegevust, et 7 võõrale inimesele ja mis tingimustel laenu anti, nad rõhutasid ka seda, et et siin on ju sõlmitud laenuleping või juurakeeles võlaõigusseaduse mõttes krediidileping, et justkui see oleks nagu midagi, mis peaks ütlema meile, et võib-olla see inimene juba tegutseb siin majandustegevuse vormis, et ei ole enam niisama sõbrale laenu andmine, aga inimesed palun jätke lihtsalt meelde see, et kui te olete otsustanud, et te tahate anda laenu mingile sõbrale või emale või kellele iganes ja kui te tahate seda raha tagasi saada, üldjuhul öeldakse, et kui tahad raha tagasi saada, ära sõbrale laenu anna, aga kui tahad, siis niikuinii tuleks sõlmida laenuleping. Niikuinii tuleks sõlmida laenuleping, et olla kindel, et sa saad pärast selle raha tagasi nõuda. Sest see, et sa raha annad või ülekande teed, see ei tähenda veel, et on laenuleping sõlmitud. Kui ülekande teed, tee endale see teene ja kirjuta sinna vähemalt märksõnaks laen või midagi sellist.
muidu on pärast köögat. Selle kohta on meil juba kohtupraktika olemas. Nüüd, kui ma enne teile ütlesin, et ML esindaja nagu siin esialgses vastuses Finantsinspektsioonile, ta ei rõhutanud seda, et kuulge, sõbrad, te ise olete väitnud, et ainult siis on tegevusluba vaja, kui see on su peamine majandustegevus või peamine tulu teenimise allikas, siis õnneks kohtuvaidluse faasis siis ML esindaja ütles, et kuulge, ise te väitsite, et siin on sellised kriteeriumid ja selle peale ütleb Finantsinspektsioon. Ja nüüd ma tsiteerin teile jälle kohtulahendit. Kaebaja ehk siis ML-i osundatu nagu annaks Finantsinspektsiooni 2021 märgukiri kaebajale õiguse seadust rikkuda on eksitav. Märgukirjal ei ole õiguslikku jõudu ja tegu on selgitustega erinevate juhtumite valguses, mis Finantsinspektsioonile enne seda juhtumit olid jõudnud. Finantsinspektsioon on ka kirjas rõhutanud, et tegevusloa vajadust peab isik ise hindama ja see on igal kaasusel erinev. See, et märgukiri kasutab sõna peamine majandustegevuse ees, ei vähenda vastava lause järgmist osa ehk tulu teenimise allikat. Ühesõnaga nad ütlevad, et peamine nende märgukirjas ei puuduta mitte tulu teenimise allikat, vaid et peamine puudutab majandustegevust, aga sõbrad, mida perset? Esiteks, siis ma võiks vaielda selle üle, kas see kõik oli ML-i peamine majandustegevus, mida ta ilmselgelt ei olnud, kui ta ainult 7 inimesele laenu andis ja lootsi ainult 400 eurot tulu saada. Teiseks, keeleliselt, kui lugeda seda märgukirja, tsiteerin uuesti, kui ka füüsilisele isikule on tarbijakrediidi andmine muutunud tema peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks, tuleb luua äriühing ning taotleda Finantsinspektsioonilt krediidiandja tegevusluba. Mina täiesti siiralt loen siit küll välja, et see peamine kehtib ka tulu teenimise allika kohta, aga siis Finantsinspektsioon kohtus väidab, ei, see peamine puudutab ainult majandustegevust. Ainult, et kas see on vale? Sest ka seda ei ütle seadus, et see peab olema su peamine majandustegevus, vaid juba hetkest, kui see on su majandustegevus üleüldse, see selleks selge on siit Finantsinspektsiooni vastusest kohtuvaidluses, et nad ise ka ei tea, miks nad nii kirjutasid ja sõbrad, minu arust see on täiesti hämming, see on täiesti nende praak, täiesti ebapädevalt aetud asi ning pidades silmas, et meediaväljaanded võtsid Finantsinspektsiooni veebis avaldatust kinni ja kõik võimendasid seda sõnumit, siis tekib minul kodanikuna küsimus, et kas see kuradi asutus ei vastuta mitte millegi eest, mis nad teevad või et kui nemad panevad vale sõnumi, väära, eksitava, eksliku, täieliku hülgemöla avaldavad enda veebis, meedia korjab selle üles, sest neid usaldatakse, sest nad peaks olema pädev asutus ja inimesed tuginevad sellele ja siis pärast FI kehitab võlgu, et ei sellel ei ole mingit õiguslikku jõudu, see siin oli nagu mida perset Finantsinspektsioon? Tegelikult ka mida rohkem juhtumeid seoses Finantsinspektsiooniga mul laualt läbi käib, seda skeptilisemaks ma muutun selle asutuse suhtes. Ja kusjuures, kuigi nüüd hoiatusteadet ennast ei ole üleval, siis kui guugeldada seda inimest, siis esimese asjana tuleb ette link sellest, et kunagi oli selline hoiatusteade üleval metaandmetega selle kunagi avaldatud teate kohta. Ja muidugi siis ka nüüd see 2025 lisatud teade, mille kohta mina ütlen, et kogu see regulatsioon on täielik porno. Ja lähmegi nüüd edasi juurasõprade jaoks selle osaga, kus ma räägin esiteks sellest, et väga selgelt on selliseks tegevuseks vaja tegevusluba, ehk üleüldse igasugused Jürid ja Marid, kes annavad teistele Jüridele ja Maridele laenu ja teevad seda rohkem kui, ma ei tea, korra või mõne korra elu jooksul juhuslikult, hakkavadki seda tegema niimoodi korduvalt tulu teenimise eesmärgil, neil on kõigil vaja selleks OÜ-d ja tegevusluba. Ja see on sõnum, mis kahetsusväärsel kombel on Finantsinspektsiooni ebapädevuse tõttu läinud täiesti kaduma. Teiseks räägin teile sellest, mis kuradi jama on siia hoiatusteadete regulatsioonis sisse tehtud, sest see sõbrad muideks tehti ka kiiruga. Kunagi Finantsinspektsioon avaldas selliseid teateid, siis keegi läks nende vastu kohtusse, jõudis Riigikohtuni välja, et kuulge, teil ei ole üldse õigust sellist asja avaldada. Kohus ütles ei ole jah, Finantsinspektsioonil ei ole õigust sellist asja avaldada, siis tehti eraldi paragrahv selleks, et nad saaks seda avaldada, ainult et see eraldi paragrahv on pehmelt öeldes pask. Kui sa soovid seda videot täismahus näha, siis on selleks 3 võimalust. Sa saad video soetada üksikostuna platvormil blurbay.com/tavakodanik või sa võid kanaliga seal liituda hinnaga 5 eurot pluss käibekas kuus. 3. variant on liituda siin YouTube'is selle kanali tasulise liikmesuse astmega nimega Juurasõbrad, mis maksab küll 10 euri kuus, aga on võib-olla mugavam neile, kes ei soovi mujale platvormile liikuda. Lisaks olen otsustanud, et selleks, et pakkuda täiendavat hüve neile, kes on liitunud tavakodanike ringiga hinnaga 1 euro kuus siin YouTube'is, siis edaspidi üldjuhul näete teie neid videosid varem kui üldsus. Ehk see video siin saab teile varem kättesaadavaks kui üldsusele. Ma ei tea, kas kedagi teist see väga kotib, aga kuuldavasti paljud inimesed siin YouTube'is sellist asja hüvena pakuvad, nii et proovime, vaatame, kuidas toimib.